Tere taas, head saatekuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 39 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujal. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kuidas Saksamaa plaanib elektrihindu veel tõsta? Kuidas toimub tuuleenergia reklaam Euroopas? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust soovin alati ja hakkame jällegi oma alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima. Mul on ka küsitud uuesti ja mitu korda, mis me sellest alateadvusest ja teadvusest ikka teeme, me oleme ju niigi targad, aga see on lihtsalt loodusseadus. Vaadake, õhtul lähete magama, kui te päeva ajal olete teinud igasugust mingisugust palju tööd midagi, aju tahab puhata ja aju unustab ära kõik. Ja sellepärast meil ongi ajuvabadus on nii, nagu öeldakse, puhastumine. Ja kui me ei korda uuesti üle, siis ta on meelest läinud. Ja praegult on mul ka küsitud, enne kui me hakkame neid Saksamaa asju küsimusi on küsitud nüüd selle sõja kohta Ameerika ja Venezuela. Mis asi see on? Vastus on ülimalt lihtne. See on nüüd eelneva sõja lõpp. Ja mis eelnev sõda siin on? See on ju see Ukraina nõnda nimetatud täiemahuline sõda, millest ma aru ei saa, kuna ma olen tehnokraat. Kui on täis pudel, siis on täis pudel, kui on maht on täis, siis peab olema üleüldine ja suur rünnak või midagi, aga ta on osaline nagu operatsioon, väiksed või suuremad need ära võtta ja geopoliitiliselt need, ütleme, oblastid ära võtta. Ja enne seda, enne seda oli ka veel üks sõda, kui te mäletad, oli COVID. Igaüks sai nuia, siin kohvikupidajad ja kõik pidime neid näolappe kandma ees ja ei olnud veel vaja panna neid kirsa või neid jalanartse näo ette. Ja kuidas sellega lahti tehti müügid ja lennundus ja turismindus, kõik läks sassi seisma ja kuidas see lõppes? Lõppes jälle Ukraina sõjaga. Ja kui mäletate, esimesed, kes siia tulid, kohe meil olid veel Eestis siin vaktsiinid, kõik süstid tegemata. Ukraina pagulastele ma ei ole üldse kuulnud, et keegi oleks vaktsineeritud. Tähendab, ta oleks nagu teisest tõust või loomaliik või ma ei oska öelda. No ja nüüd see ongi ära ja kui niimoodi ettepoole veel minna, siis näete, igasugused sõjad lõppevad ära. Ja siis on teine küsimus ka, et aga miks neid sõdu peab olema? Selle kohta Stanislav Leks on selline hea aforismimees, ütles, kui ei oleks maailmas ebanormaalsust, oleks maailm ebanormaalne. Mõelge, kuidas tahate selle, mulle see lause meeldib. Kui kõik oleks normaalsed, mis siis oleks, me oleks lollid, me ei viitsiks laisad, ja ta pani selle punktiga paika. Nii, ja lähme siis nende küsimuste juurde. Siin on nüüd küsimus, kuidas Saksamaa plaanib elektrihindu veel tõsta. Mõelge, kas see sobib ka meil siin mõelda sellise asja peale? Ma arvan küll, sellepärast mõelge, me tahame alati kellegi moodi olla. Meil ei ole seda eestlaste sees seda kommet, et keegi võiks meie moodi olla. Et me ühineksime, moodustuksime väiksema sellise vabariigi ja kõik mõni tahaks ka meie moodi olla. Meie taha väiksema Islandi moodi ka olla. Ja näete, siin nüüd on see, kelle moodi me võime nüüd olla, need rohelise gaasi kvoot. Nii plaanib Saksamaa valitsus bensiinihindu
taevasse ajada. Nii, hakkame siis vaatama. Energiakulud Saksamaal pole veel piisavalt kõrged. No mõelge, meil on nad piisavalt kõrged või on veel maad. Ja kantsler Friedrich Merzi juhitud föderaalvalitsus on leidnud uue viisi, kuidas kasutada kliimakaitse rohelist varju. Vaata siin NATO vihmavari kaitseb meid juba niigi, aga nüüd on veel roheline vari ka tuleb juurde. Vaata, ühes käes on siis see 2 vihmavarju või. Kõigile lisakulude tekitamiseks ja Saksamaa majandusliku konkurentsivõime edasiseks nõrgestamiseks. Lahendus, need on jutumärkides, kannab nime rohelise gaasi kvoot. Vaadake, meil tulevad ka kvoodid ja peale kvootide on veel parem sõna, on limiit. Ma mäletan, sai ka siin, kui see Nõukogude Liit hakkas lagunema, oli bensiiniautodel oli kanister bensiini kuu peale, ühe kuu ajaks. Sellele trükiti see tempel, löödi tehnilisse passi ja oligi limiit täidetud ja tahtsid selle 20 liitriga ja sapikas oli, siis mõtlesid, kuhu poole sõita, saad sealt tagasi või ei saa tagasi. Mitte keegi ei ole, bensiinijaamad on lahti, küsib autotehnilist passi, vaatab, ohoh, siin on tempel sees, kõnni minema. Ja näed, siin me oleme jälle ajaloost tagasi, kvoodid ja limiidid tulevad. Ja näete, need parteid, siin 3 tükki, need tähtedega ma ei hakka nüüd ette lugema, 3 parteid või 2 tükki jätkavad rõõmsamp oma tsentraliseeritud, planeeritud seiklusi Saksamaa arvelt. Näete, Saksamaa, nagu ma ühes saates ka nad siinsamased tõlgivad, Saksamaa, Eestimaa on rahvas, mitte valitsus. Seal oli see riigi definitsioon on rahvas, see maksumaksja õigemini. Nii, ja vesinikumajanduse rohelise utoopia, mis on juba piisavalt ümber lükatud, laiendamiseks peaksid kõik oma taskuid rohelise gaasi kvoodi abel sügavamale kaevama. Vaadake, siin on hea taskud, peavad nii sügavaks teha ja juurde õmblema, kui auk tuleb sisse, siis saad sinna neid panna. Ja paberil kõlab see muidugi teisiti, nad tahavad isalikult kohustada ettevõtteid Saksamaa gaasivõrku üha enam keskkonnasõbralikke gaase suunama. Vaadake, punasega panin, milline on see keskkonnasõbralik gaas ja milline gaas ei ole keskkonnasõbralik. Kuna ma olen tehnokraat ja keemiat natuke lugenud, võtame Mendelejevi tabeli, kui need gaasid kõik ja need tahked ja muud vedelikud, kõik on meil siin maakeral olemas, tähendab, nad on sellele keskkonnale igal juhul sõbralikud. Muidugi meile, imetajale, loomale muidugi uraan ja see muu kraam ei sobi, näiteks need mürgised, see mürgitab meie keha, aga taimedele ja muudele energiatootjatele, autodele. Ma arvan, et see banaaniõli, mida lisatakse siin diiselkütusele, ei ole küll ette nähtud mootoritel, aga ta põletab nii nagu kõik gaas ka põletab. Ja näete, siin on nüüd keskkonnasõbralik gaas. Nad ei seleta lahti, mis asi on keskkonnasõbralik gaas, lihtsalt kirjutame ja viskame sõna õhku ja küll nad saavad aru. Ja kuna ma olen lollakas selline tehnokraat, ma küsin, milline siis see keskkonna ebasõbralik gaas on. Nii et toome lihtsa näite, kui ma salaja oma ette peeretan, kas see on nüüd keskkonnasõbralik tegu või keskkonnakahjulik tegu ja teen akna lahti, tuulutan toa ära ja kõhugaas tuli. Sest arvestage, inimesed peeretavad või kõhugaase vähemalt 20 korda päevas. Nad lähevad kempsu, vett laskma midagi, igal juhul ta tuleb, sellest ei saa te kuidagi moodi panna. Ja võt, mis see nüüd on, seletage ära, võt, mulle sõnad ka meeldivad.
suunama, et vähendada heitkogusid. Kui palju kahjulikke gaase föderaalvalitsus ise iga päev paiskab õhku, nad oskavad ka ikka peeru lasta võib-olla, aga ärme selleni lähe. Vaadake siin ilusti Saksa poisid, Report24 News uudised arvavad ka sellest asjast niimoodi. Nii, ja näete, mis siis bensiinihindadega tehakse. Tegelikult nad ei ole nii kallid, aga need tõstetakse kunstlikult veelgi. Nii et kunstianne on meil olemas riigijuhtidel arvutada. Nad ei oska, matemaatika ei ole neil üldse vajalik. Hinnata koolis ka lapsi ei tohi. Nad saavad seal mingisuguse hingetrauma ja tuleb koju ja ta ei suuda seda nutitelefoni täpsemalt jälgida ja nii edasi. Ja näete, seal kunstlikult veelgi, kui tahate täpselt teada seda hinnatõstu kalkulatsiooni, siis lähete sellele sinisele ja saate teada. Ja Saksa Majandusinstituudi ja Wuppertali instituudi uuringu kohaselt peavad kaheliikmelised leibkonnad, need enam ei ole perekond, vaid on leibkond. Ja juba 2030. aastal arvestama umbes 178 euro suuruse lisakuludega aastas. Nii et kui teil tööd ei ole, aga näete, lisakulu tuleb ise juurde. See vastab oluliselt 9% bensiinihinna tõusule. Näete, seal tuleb 9% juurde. Ja see pole veel kõik. 2040. aastaks peavad teadlased võimalikuks isegi 25% hinnatõusu. Kes saab seda raha trükkida juurde, aga kes ei saa, siis tunnete ise, 1/4 tuleb veel juurde. Kodanike jaoks, kes juba niigi kõrgete energia- ja elamiskuludega maadlevad, pole see väike asi. Meil on ta kindlasti väike asi, me räägime siin Saksamaast. Neil on vähe valikuvõimalusi, kuna mitte iga maja omanik ei saa kergesti säästa 5- või 6-kohalisi summasid soojuste ja kallile soojuspumbale ülemineku jaoks. Rääkimata kõrgetest elektrihindadest. Ja deindustrialiseeruvas ehk tööstuse kaotavas Saksamaal tuleb kõigepealt teenida üüriraha korterite eest, mis asuvad tuttavates valgetes akutoitidega puurides ja mida reklaamitakse oma rohelise efektiivsuse poolest. Näete, puuriks nimetatakse ka siin hästi ära, on korter või puur või mis ta siin on, aga nii see läheb. Hinnad tõusevad Saksamaal. Nii, ja nüüd see küsimusega edasi. Tööstuse jaoks muutub pilt veelgi süngemaks. Panin punaseks. Tööstust ei ole Saksamaal ette nähtud ja lihtne on, kui võib-olla ka koolis ei ole vaja käia, siis ei ole tööstust ja tegijaid vaja. Ja näete, mis tuleb. Energiamahukad ettevõtted, näiteks baaskemikaalide sektoris. Teate küll, kui palju Saksamaalt tuleb need tualettlõhnaga neid igasugused domestos ja kõik sellised bakterite mustuse peletajad, need kõik kaovad ära, kärbseid hakkab tulema siis ka igal poole. Peaksid arvestama gaasihindade 28% tõusuga. Ja see on uuringu keskmise stsenaariumi kohaselt. Sellega kaasnevad üldist hinnatõusu on lihtne ette kujutada. Realistlikum on juhul ettevõtted lihtsalt kolivad või sulgevad oma tegevuse. Kui on jõudu, siis saab tellida laeva Hiinasse või kuhugile teisse riiki, aga kui ei ole seda raha, siis paneme poe kinni ja tehtud. Ja rohelise gaasikvoot toimib selles olukorras täiendava kiirendaja. Need rutem, ruttu öeldakse niimoodi, sprinteri värk on avatud. Olümpiamänge ei ole, aga vähemalt millegiga kiirendatakse ja on mida jälgida. Ja näete, Saksamaa Majandusinstituut märgib, et kvoot ei lahenda peamisi takistusi. See ei edenda jätkusuutlikke investeeringuid ega vesinikumajandust. Vastupidi,
see takistab vesiniku kasutamist tööstuses. Näete, vesinik tahab mida? Ma olen siin saadetes ütelnud, kõvat energiat. Vesiniku toota võib vabalt tuumaelektrijaama juures, kuna tuumajaam peab töötama 100%-lise võimsusega, kui on, või poolega, kui paned, oleneb, mis see aastaaeg on. Ja kui ta paneb täis tambiga, nii palju ei taha, siis vesinikku saab seal keeta küll veest välja. Ja näete, kõrged kulud, mingit mõju ei ole. Me oleme seda kõike varem näinud, kirjutab Saksa seesamane energiaaruanne. Arvestades kõrgeid tootmiskulusid, mida Saksamaal tahtlikult ja pidevalt suurendatakse, see eesmärk on muuta energia taskukohaseks, tundub kogu vesiniku hüppe absurdne. Mis see alles jääb? Veelgi rohkem bürokraatiat. No meil on ka bürokraatia, ametnikke on päris üksjagu elanikkonnas, kes valitsuses ja kontorites töötavad, nii et need tõestavad küll siin eraettevõtlusele, et nemad ka maksavad riigimakse, aga ta saab riigilt palka ja siis mingi väikse jupi annab tagasi, siis tema on riigimaksja. Ta ei ole see. Ametnik on riigi kõige parem, no mina nimetaks annetaja teiste sõnadega, et ta saab riigilt annetusi nii suures koguses, et ta võib seda tagasi maksta. Nii, ja need arvestades tootmiskulusid, mida Saksamaal tahtlikult ja pidevalt suurendatakse, sest eesmärk on muuta taskukohaks, tundub absurdne. Mis alles jääb? Bürokraatia, veelgi rohkem regulatsiooni, läbi ja lõhki, plaanimajandus. Jõudsimegi Nõukogude Liitu tagasi ja siin ei ole mitte mingit vale mõtlemist, proovin teile ikka tehnokraatlikult mõtlemist. Plaanimajandus oli Nõukogude Liidus ja kuna tehti Euroopa Liit, seal ei ole ka riikide liitu, nimetatakse riikide liiduks, sest vaadake, tema lipu peal peaks olema iga riigi kohta oma viisnurk. Alustati, aga kui tuleb nüüd juurde keegi või juurde ei panta ühtegi viisnurka. Nii et liit jäi nii, nagu ta oli ja need kamandavad ja rohkem jäigi nagu reklaamplakatiks või kuidas teil on. Ja plaanimajanduses seal reklaami ei ole vaja, seal tõstame kvoote, loeme 5 aastaku plaan 4 aastaga ja need asjad kõik toimivad. Rohkem plaanimajandus, rohkem kulusid, vähem tulevikku, selle eest Saksamaa seisabki. Nii et saime selle küsimusega vist nagu ühele poole. Läheme siis edasi. Teine küsimus oli, kuidas toimub tuuleenergia reklaam Euroopas. Vaatamata kõikidele ohtudele, see on pealkiri, Euroopa Liit edendab tuuleenergia laiendamist tihendas koostöös rohelise lobigrupiga. Vaadake, lobigrupp, mis see tähendab, see on reklaamiagendid, tehnokraat ei ole midagi. Ja nüüd ma olen kuulma hakanud rohkem, kuna Tallinnas see linnapea on nagu tehnokraadina erialalt ja valiti sinna linnapeaks, siis on hakatud rääkima, et need kõik ümberringi Euroopas on tehnokraatlikud valitsused ja nii edasi. Unustage ära see tehnokraatia alavääristamine. Tehnokraadil on selline asi, ta võib teha ühe asja, paha või hea asja valmis, aga ta ei müü seda, ta ei oska müüa. Ja siis tuleb, kui ta tegi mingi jama kokku, võtame need samased Covidi vaktsiinid või mis on, keemiat tehti seal midagi, aga siis ärimees vaatas, me ei hakka seda prügimäele valame ta inimkeredesse näiteks, et ta päris kohe ära ei tapa, proovib ära lasta, nad siis kannatavad ja möllavad ja saidki selle äriga tehtud ja siin ei ole mitte midagi teha. Nad ei räägita mitte midagi, miks ma seda toonitan, enne Covidit oli ju, nimetati Venemaal oli üks selline huvitav mürk oli nagu ka, millega nagu tapeti. Aga näete, mulle endale ka ei tule ta meelde see nimi.
oli nagu neid teisiti mõtlejate peal katsetati. Vabandust, Novitšokiga või mingi nihu? jah, Novitšok jah, et uus kraam ja pandi selline hea nimi ja nüüd on Staritšok võib-olla varsti tulemas välja, nii et asjad toimivad ja siis tuleb jälle, ring tuleb peale, väga õige, need toetasid ära, sest nagu ma ütlen, see mälu ja märk liigub. Nii et lähme siis edasi, näete siin need tornid seisavad, seda näete ise. Ja tuuleenergia lobi hoiab tihedat kontakti Euroopa Komisjoniga. Näete, reklaamiagendid, Euroopa Komisjon on koos. Me võime siin nutta või naerda, võime siin kamandada ära, kui meie komissarid seal, ütleme 5 või 6 või palju Eesti poolt on, ühtegi sõna ei võta, istuvad ära, ma olen näinud ka sealt Euronewsi pealt, mitte Report News, on parem 24, aga Euronewsis istuvad ja suhtlevad, küll on see sõda ja küll see on ja teine, aga sõda on, nagu siin oli juttu, ebanormaalne olukord, millega lõpetatakse teine sõda ära. Ja komisjonis on need Euroopa Liidu läbipaistvusregistri andmetel on ainuüksi organisatsioon Wind Euroopa pidanud komisjoni esindajatega juba 138 kohtumist. Näete, see on suur firma, Tuule Euroopa või Vend on tuul, Euroopa on Euroopa tuul, on firma nimi, 138 kohtumist, et paneme sinna, paneme tänna ja moositakse ja ise teate, kuidas äri käib ja õhtusöök ja nii edasi. Ja lisaks toimuvad kohtumised Euroopa Parlamendi liikmete, näete, parlamendi liikmeid on meil ka olemas, ja teiste lobistidega. Tuuleenergia halastamatu laiendamise varjuküljed mängivad nendel kohtumistel tõenäoliselt sama vähe rolli kui meediakajastuses. Näete, nad seal vestlevad ja või mida nad teevad, sellest ei kajasta ei meedia ega miski, aga kui ütled, et on vaja kusagilt sõda üles künda või minna kuhugile midagi tegema, seda siis osatakse nii hästi serveerida, et haiseb küll pahasti, aga süüakse. Mängivad vähe. Report 24 peatoimetajate, näete, Florian Mahl annab täna Euroopa Parlamendis ettekande. See kuupäev oli ka, vaadake see ettekanne ära, peatoimetaja, see inimene on ikka see, nagu ütleme, see alternatiivmeedia, see Report 24, see nii laialdaselt ei panta välja, aga nad koguvad ja töötavad seal, mis heidab valgust sellele, mida selles küsimuses avalikkuse eest varjatakse. Näete, Vabaduspartei parlamendi liige Gerald Hauser lööb 14. novembril, et see on tagasivaade, aga küll need uudised jõuavad meile ka pool aastat hiljem, sellepärast me ei hakka siin nii värskust taga ajama, see Gerald Hauser on siin eelmistes saadetes ka olnud pildina ja ilma pildita, kuidas ta võitleb nende aku suurte metsaraiete ja muude vastu. Ja näete, ütleb Häirekella, tema sõnul oli ainuüksi lobiorganisatsioon Wind Euroopa juba pidanud 137 kohtumist Euroopa Komisjoniga, lisaks toimuvad edasised kohtumised parlamendi liikmete ja teiste lobistidega, kes seda teemat käsitlevad. See näitab selgelt, kui tihedalt poliitika ja tööstus on omavahel seotud. Need kohtumised ei ole juhuslikud, need on osa süsteemist. Nüüd hoiatab Hauser. Need vaadake, kui te mõtlete kaasa, et mingisugune lause tuli välja, kohe proovige alati küsida, miks ja kellele see on kasulik. Siis te ei lähe endast välja, hoiate oma närvikava ka paigas, sest näete, need on osa süsteemist. Kõik, mis meie ümber toimub, on süsteem. Aga milline on ta meile kasulik ja kellele see kasulik see süsteem on? Nii et mõelge. Nii et siin meil on see raha annetamine oli meil kasulik siin Lehtmele ja Slava Ukrainale ja
aga seal oligarhid võtsid ära ja vaatavad sama lihtsa näoga naeratades, et lollidelt tulebki raha ära võtta ja nad teavad seda vanasõna, see on igas keeles olemas, olgu ta hiina, vene või inglise keeles. Ja on ka inglise keeles väga hea itimehed, kui kunagi hakkasid, oli öelda endale mine, go home ehk minu mõistus tule koju, aga ei ole seda vaja, solvan, kui ma ütlen mõistust ja tarkust teisele. Nii, lähme siis järgmise lehekülje peale ja läheme. Ja läbipaistvusregistri pilguid näitab, et hiljutiste värskenduste kohaselt on juba registreeritud 138 kohtumist komisjoni esindajatega. Parlamendi veebisaidi andmetel on ainuüksi sel aastal toimunud ka 10 kohtumist Euroopa Liidu Parlamendi liikmetega. Näete, kas Eesti poisid ka seal on või nad on sellest filmist Eesti poisid, tulge koju, saate jõuluks koju ja nii edasi. Et see ei ole oluline teema, millega seal vestelda. Aga ka mõned kohtumised erinevate teiste energia, kliima ja tööstusorganisatsioonidega. Euroopa Liidu läbipaistvusregister, soovitan seda ka ise vaadata, kes ikka tahab natukene asju näha, millest seal räägitakse, sest siin kui hakkad teda rääkima, siis vaadatakse, ei ole mõtted. Ja sisaldab tuuleorganisatsiooni järgmist enesekirjeldust. Näete, Wind Euroopa on tuuletööstuse hääl. Vaadake, ta teeb kõva häält, mitte tegija ei ole, mida kõvem hääl on sul, siis oled ikka tehtud. Ja edendab aktiivselt tuuleenergiat Euroopas ja kogu maailmas. Ühingul on üle 600 liikme, sealhulgas tootjad, näete on liikmed, kellel on juhtiv osa globaalsel tuuleenergiaturul. Tarnijad, uurimisinstituudid, riiklikud tuule- ja taastuvenergia ühendused, arendajad, elektriettevõtted, finants- ja kindlustusettevõtted ning konsultatsioonifirmad. Näete liikmeid küll ja süsteem töötab. Lisaks väidavad nad, et viivad läbi uuringuid ja kampaaniaid tuuleenergia eeliste propageerimiseks ning kummutavad müüte kindlate andmete ja analüüsi põhjal. Vaat nii, massile sobib selline lause küll, et müüdid on need, et tuule oma siin keerleb ja annab sulle alalisvoolu, aga sul on vaja vahelduvat ja kui tuult ei ole, siis ta ikka annab, sest ta seistes, kui teda vaadata, seda tuulikut kaua, küll siis enda energia ka kuidagi tuleb ja lähed kaisutad puu asemel seda tuulikut betoonist, vaadake, võib-olla see ka aitab. Sest ma ei ütle pahasti midagi looduse inimeste kohta, sest see puu on samamoodi ainuväli, universumi ainuväli allikas, puu ja taimed ja õhk. Nii et vaadake saadet, need 3 ainsuse pildid on kõrval, nii et ärge saage valesti aru. Ja kindlad andmed ja analüüs, mida esitab lobigrupp, mille liikmed sõltuvad oma tööstusharu kasutamist. Näete, nad lasevad nii kaua jurinaga, kuni jäävad need hooned varsti tühjaks, kui vaatate neid filme, kus on need, ütleme, Detroit ja mis seal on, need suured masinatehased, linnad. Need tehased on kõik tühjad, kuna hing sai sellest asjast nagu ühele poole, mõeldi uus lollus juurde ja see läheb müüki. Nii, Hauser ütleb edasi, see Gerald Hauser toob välja rohelise mündi varjukülje. Lisaks ökoloogilisele kahjule, mis tuleneb esiteks tuulikute juurdepääsu teede ehitamiseks ning teiseks rootorilabade hõõrdumisest, hoiatab ta terviseriskide eest. Tuuleturbiinide tekitatud infraheli võib levida kilomeetrite kaugusele ja põhjustada unehäireid, südame pekslemist või ärevust.
igaüks, kes sellist koormust endale lubab, käitub vastutustundetult. Tirooli turismiprofessionaalina näeb Hauser reaalset ohtu ka piirkonna kuvandile ja turismile. Ükski külaline ei tule Tirooli tuulikuid vaatama. Meie mäed sümboliseerivad rahu, loodust ja ilu ja just seda praegu tahtlikult hävitatakse. Brüssel ohverdab rohelise kokkuleppe ettekäändel keskkonda ja tervist, hoiatab Hauser ning kritiseerib selles kontekstis teravalt ka Austria Rahvaparteid. Rahvapartei toetustega meie ainulaadse mägimaastiku hävitamist. See on rünnak meie alpikarja maade, kultuuri ja identiteedi vastu. Tirool peab jääma tuulikutest vabaks. Meie tippudele kuuluvad ristid, mitte tuulikud. Vaadake, kui ilusti ta ütleb, kes need tipud on, proovige välja mõelda. Kas ka meil ka mõni tipp on? Ja seal need on. Ja siin Eesti uudistes näete ka, ma nagu eile lugesin, olen ka suusamees ja olen ka siiamaani suusamees, aga Haanjas tuleb nüüd suusatamise eest raha maksta. Nii et kutsume, paneme kohe, mitte 3 euri on seal, paneks kohe 300 euri osavõtutasu. Ja näete, kui palju välismaalasi kõik tulevad. Omad meie ei lähe, aga välismaalased tulevad vist kindlasti. Nüüd siin ütleb Tirooli tuulikuid ka ei vaata ja nii siis see olukord on meil või sedapidi. Nii et oleme siis suurele pildile. Saime nüüd teada, kuidas hinnad tulevad ja kuidas meil neid maastikku hävitatakse. Mida sa arvad selle kohta, Maarja? Aitäh, Andres, sulle selle sisuka ettekande eest. No tuulikutest ma ei viitsikski rääkida, sa tegid nii ilusti selle teema ära, et muidugi nii palju ma võin küll öelda, et mul tuleb see nii tuttav ette, et kui nii-öelda need rahvakogunemised olid tuulikute vastased need vestlused, siis täpselt samat juttu tegelikult nendes vestlustes räägiti, mis täna juba välismeedias ju nii-öelda läbi käib. Ehk siis eestlane on olnud tark selles osas, et ta on ettenägelik olnud ja see oli väga tubli oli nii-öelda meie aktivistide poolt. Peksa nad said, rändaktivistideks ristiti, aga nende töö kandis vilja ja väga tubli nende poolt. Aga selle koha pealt nõiajaht CO2-le, no minu meelest see on sajandi üks suurim rumalus jällegi, sest CO2 näol on ju tegemist taimede toiduga, et noh, sa hävitad asja, mis tegelikult ju paneb nagu väetis, noh. Et mina ei saa sellest aru, aga noh, ilmselgelt tema on ärimudeli üks komponent ja nii on, et sihiti nii-öelda selle peale. Aga siinkohal lähme edasi. Kas Hiina suudab tuumajaamu ehitada odavamalt kui Lääne ja USA ehitajad? Kuidas tuuleenergia hävitab vihmametsa? Palun. Nii, lähme siis edasi, mis ma siin kommenteerin. Saate paremini vaadates ja lugedes. Muidugi ma võin öelda seda, mult on ka küsitud, et miks sa siis nagu ka kaasa loed või materjaliga, kuna mul on pedagoogi värk, et mõlemad peavad inimesel töötama, nii nägemine kui kuulmine, siis ta on kahe meele vallas ja see liituvad, tugevdab ära. Sest mina nagu loll tehnokraat sellest aru ei saa, kui ütelda mulle, et ma olen veel Kremli-meelne, vot see tuleb juurde, veel kolmas asi juurde, sellest aru ei saa. Ja vot see on, et kui me loeme koos ja vestleme selle läbi, pidurduma natukene, jääb teile meelde rohkem ja kinnistub, kui te tahate asja uurida ja mõistust koguda, tarkust, siis selline viis on ainukene. Et väike kommentaar ja väike ja ootaks muidugi teilt ka neid kommentaare ka rohkem
vaatajatelt küsimusi selliseid ja las ta olla valusad või kerged, ärge häbenege, et me saame asjale pihta. Sest ainukene asi, mis need tuulikud ja kõik värgid on, need kui üle küllastub, nemad, kes üles panevad, nemad lähevad minema. Aga rämpsu ja seda risu, mis üle jääb, seda peame meie kohalikud koristama. See koristamisvajab jääb meile, et peale pidu on alati algus hea olla, aga pärast need loigud ja tükid, mis nurgas on, ega need ei ole ära, need on ikka pererahva teema. Nii et lähme siis edasi. Jätkame siis slaididega. Näete, siin on ilusti pilt ka juures tuumaenergia soodushinnaga ja pealkiri ütleb, Hiina näitab läänele, kuidas see käib. Ja vaatame, kuidas hiinlane, suur kommunistpartei ja mis seal kõik on, kuidas nemad oskavad ja meie oleme siin nii suures demokraatias, ainult Saksamaa eeskujul tahame elektrihindu tõsta ja tahame nende moodi olla. Aga ma soovitaks rohkem mõelda Konfutsiuse, Sun Tzu ja nende lausete peale. Lääne need filosoofid on nendelt meestelt need alged võtnud, sest räägiti ka, et püssirohu leiutasid hiinlased ja nii edasi, kui mäletate vanu asju. Ja siis unustati ära. No vot, ja nüüd siis lähme siis edasi. Näete, siin on see sümboolne pilt, kus nad on. Hiina suudab ehitada tuumajaamu hindadega, millest eurooplased ja ameeriklased võivad vaid unistada. Seda tehes tagab Peking riigile taskukohase energiajulgeoleku. Samas kui sakslased pigem lammutavad oma tuumareaktorid. Nad panid 33 tuumajaama kinni, tuletan teile meelde, aga nad ei ole päris ära lammutanud, neid on vaja jahutada ja 6 tükki, kui siin eelmiseid saateid vaatasid, on võimalik kohe käivitada, üle käia ja vaadata need roosteskraanid ja ventiilid üle ja saaks käima tõmmata. Uued tuumaelektrijaamad on kallid. Eriti läänes, kus eelistatakse selgelt unikaalseid konstruktsioone standardiseeritud konstruktsioonidele. Vaadake, meil on siin Eestis ka, ma ei ole pooldan, ütleme tuumajaamu, ütlen kohe ära, aga mitte uusi, mis on veel katsetamata ja näete, siin ütleb ka seesamane Report 24 News, et tuleb kasutada juba kasutatud, praktiseeritud olemas. Ja selle kohta on lihtne näide, vaata, võtame Loviisa 1, Loviisa 2 Soomes tuumajaamad. Nad ehitati valmis 1977 ja nüüd nad said veel juurde 30 aastat tööaega, liitke ja lahutage. Nad on komplekteeritud, ennast näidanud, et töötavad. Sama teeb praegult huvitavalt teeb ju see Ungari, tema võtab 1200 ehitab, 1 paks, 2 paks, 3 tuleb ja tal on plaan veel ehitada ka see moodul, aga mooduliga ta ootab just nii kaua, kui need konstrueeritud vanad standardsed süsteemid käivad, töötavad, siis aega uusi küll teha. Ja ega ta rumal ole, ta tahab ka panna need andmesidevõrgud ja endale sinna üles inimestele tööd, et oleks. Et on need serverid püsti, mis nõuavad energiat ja nii edasi. Ta mõtleb kaugemale ja oma rahva peale, aga meie siin tahame sakslaste moodi olla ja mida kiiremini ja veel paremini ära, sest meil, ma mäletate, olid siin Balti sakslastest mõisnikud ja me oleme ikka nii harjun nendega, et tuleb olla. Ja näete, mida teevad hiinlased, ikka vana, aga uusi ka. Tooriumijaamast me rääkisime ühes saates ka eespool. Selle nad avastasid ka Ameerika 1960-ndatel leiutatud sellise reaktorivärgi. Nagu Hiina, mis võiks kulusid oluliselt vähendada.
selle erineva lähenemisviisi tulemus on kainestav. Vaadake, nad oskavad Hiina riisiviina ka juua, neil seal on, aga nad saavad kaineks ka, aga meie vist ei saa enam. Samal ajal kui USA kulutab uutele tuumareaktoritele praegu kuni $15 vatti kohta. Ta tegi suure plaani 4-osalise eespool, vaadake neid saateid eespool, millise programmi ta pani kokku. Tal on päris mahukas, sest üle 40 aasta ei olnud seal mingit reaktorit riik aidanud ehitada, mõned erafirmad nokitsesid ilma rahata ära, kuna rohepööre oli neil jalus kogu aeg, et see ei sobi, aga kui vabanesid, siis tehnokraadid said kohe lõbusa tuju ja ma arvan, et tehnokraadid, kes seal olid, viskasid mõne viskipudeli ka põske, mitte nurka puruks. Nii et näete, $15 ja Prantsusmaa näeb vaeva umbes $10 vati kohta. On hiinlastel hind endiselt umbes $2 vati kohta. Ajakirjas Nature tasuline, aga illustreeriva graafiku leiab ka Roosevelti instituudist, näete. Siin on see alternatiivkanal, on see Report 24, ma kontrollin neid algallikaid, nii et võite üle vaadata, sest näed, ta ütleb ka, et kui sealt hakata otsima, siis peate raha maksma, teil ei ole, aga kui on, siis saate Roosevelti instituudist. Teilest ma olen rääkinud, on Petersoni nimeline instituut, on pie.com, kui lööte sealt, saate ka väga palju infot. Avaldatud uuring pealkirjaga Hiina ohjeldab tuumaenergia spiraalselt kasvavaid ehituskulusid, mida saavad teised riigid õppida. Näitab selgelt, et uute tuumareaktorite kulud läänes kerkivad hüppeliselt. Samas kui Hiinas langevad need enneolematutele tasemetele. Need tasub vist hiinlaste käest õppida midagi või tasu, mõelge. Kuna siin eespool oli juttu ka tuulikute vastastest protestidest ja mõtetest, et asjad olid mõttekad, siin on need sees. Võtame kohe Kanadas sealt selle firma, kes ei ole ka 40 aastat ehitanud ja nad ehitavad endale, see peaks esimene näidis tuumajaam kas järgmine või ülejärgmine aasta vist valmis saama, kas ta käima läheb või ei lähe. Sest vaadake, Olkiluoto, see 3., seda ma olen kuulnud, ega ta päris hästi ei tööta ja teda ehitati 17 aastat. Ja kui ei usu, lööge sisse priss.com, priss kohe kuulete, PRIS, ma olen seda kordavalt rääkinud, see on tuumajaamade andmebaas, ülemaailmne, kus mida ehitatakse, mis kinni pandud, kui palju megavatte, seal on faktid sees puhtalt. Nii, ja näete, mida saavad teised riigid õppida. Näitab selgelt, et uute tuumareaktorite kulud läänest kerkivad hüppeliselt, samas kui iisasled kukuvad enneolematutele tasemele. Ja uuring toob välja, näed, 3 Hiina edu põhjust. Kirjutage üles, saate vestelda, ma usun, et tehnokraadid ka vaatavad siin, kes on ikka õiged energeetikud. Muidugi võib panna ka endale igasuguseid nimesid täna, et on see lapsevanem 1, lapsevanem 2, siis võib öelda ka, et energeetik 1 või energeetik 2, aga ei ole vaja siis kirjutada, kas oled soojusenergeetik või oled elektrienergeetik või muud midagi. No, ja näete 3 põhjust, paneme siis edasi. On prognoositav regulatsioon, standardiseeritud konstruktsioonid ja järjepidevalt välja kujunenud siseriiklik tarneahel. Näete, need on 3 asja, mis on igal pool autode või üldse elektrijaamad või midagi on. Sa pead vaatama, et oleks ikka kraam korralik, auto, Opel, mis kinni läks, või see Volkswageni tehas läks kinni, näete, see Saksamaal, et see oli standardne toode ja siis
siseriiklik tarneahel, kuidas seda välja saata, kus laevadega, kui vaja on, ja regulatsioon, kuidas reguleerida seda energiavõrku. See tähendab praktiliselt identsete tuumaelektrijaamade seeria tootmist. See on autode tootmine täpselt sama, mitte üksikute üksuste tootmist, millest igaüks vajab omaette kinnitusprotsessi. Vaadake, praegult on ka, liigub see asi kuidagi niimoodi ära, võtame ehitusobjekti, kui on keegi firma võidab objekti ära, vot siis ta hakkab allhankijaid otsima taga, et hinda kokku hoida ja lõppkokkuvõttes ta saab hinna küll kergema, aga selle, ütleme, garantiiaeg või tema amortisatsioon ei ole enam 20 aastat, vaid on ainult paar aastat, kui mõni kilp või mõni asi kukub maha, olgu ta õhukene sein või ja nii edasi, nii edasi. Ja näete, siin ongi see protsess sees. Kui TX1 tuleb ära ja toon selle näite, suurriigid kasutavad näiteks projekteerimisel 2 etappi. Neil on eelprojekt ja tööprojekt, ei ole põhiprojekti, ei ole selliseid vaheetapi projekte, vaid tehakse valmis ja pärast määratakse tööprojektis kõik vidinad tükid sisse, see ahi läheb, see kaabel läheb, nii mitu meetrit on vaja teda ja tähendab, valesti arvutasid, vastutab projekteerija, omast taskust firma, kes tegi selle valesti tööprojekti ja nii edasi. Lihtne on ehitada. 1 aasta tuleb projekteerimisele juurde, ütleme niimoodi maanteel, aga tuumajaama seda projekteeritakse ju päris mitu aastat, kohe 2-3 aastat ja nii edasi. Aga kui on olemas nüüd selline seeria tootmise konstruktsioon on olemas, et see tehas toodab neid, siis on asi paigas. Ja näete, läänes näib aga moto olevat. Miks teha asja lihtsaks, kui saab seda teha keeruliselt? No vot, see on moto. Lääne moto, et ajame keeruliseks ja samas koolis ei pea õppima. Kuidas me saame see inimlaps, kes seal koolis niigi peavaluga on ja teeb talle keeruliseks, kui saab suureks, siis ta nutab, lööb käega ja teeb suitsiidi. Ta ei saa hakkama, hakatakse tema üle naerma. Sa ei saa nüüd sellega ära, koolis oled 12 aastat käinud ja vot siin ongi probleem. Nii et ärge naerge, mõelge selle järgi, sest tema alateadvust ei pakitud lahti, ta jäi kinnine ja siis hakatakse tema üle naerma, mis on inimesel ära, sest inimene tahab olla nii nagu normaalsed inimesed, vot see moodi oleks sobib, aga mitte lollide moodi ja vot ta ongi niimoodi. No vot vaheb õige. Ja lähme edasi siis, aga enne kui Hiinas tehnotoopilise pääste teha, tasub asjaolusid lähemalt uurida, nüüd ütleb, mis seal on siis. Hiina kuluimedel on omad piirid ka olemas, selge ju. Hinnad ei lange lõputult, niipea kui ilmuvad uued keerukamad reaktoritüübid, tõusevad kulud taas. Ainus erinevus on see, et Hiina läbib õppimisfaasi ilma kogu süsteemi iga kord ümber ehitamata, nagu läänes sageli juhtub. Näete, siin ma just rääkisin sellest keskharidusest. Nõukaajal, kui mina sain käia, siis oli 11 klassi, nüüd on 12 või palju, tuli kuni 18 aastaseni, pead nühkima seal koolipinki, mitu paari pükse läheb või on juba siis olemas ka sellised nahkpüksid või pampersid võib sinna panna või midagi. Nii et näete siin, õppimisfaas on ümber muudetud, ei tohi, et pea valutama hakkab ja nemad hoiavad oma traditsiooni kinni ja areng läheb edasi. Aste-astmelt astume kogu aeg kaugemale. Nii. Edasi, teine küsimus, näete, kuidas tuuleenergia hävitab vihmametsa, vot see on ka sobiv kuulata ja vaadata siin meil on juba metsi ka peaaegu enam ei ole, kui ülevalt vaadata neid droonide pilte, kui näidatakse. Ja näete, ebaseaduslik metsade hävitamine kliimaeesmärkide saavutamiseks, kuidas tuuleenergia hävitab vihmametsa. Kas te teadsite,
et märkimisväärne osa tuuleturbiinide rootorilabade jaoks kasutatavast palsapuidust pärineb ebaseaduslikust metsaraiest Amazonase vihmametsast. Just sealt, kus kliimaaktivistid pidasid oma COP30 tippkohtumist. Eelmine aasta oli COP30 ja kulutasid oma netoheite nullipüüdlust, kuulutasid. Ei, te ei teadnud seda. Ma arvan ka siin, et küsib kohe see report otse avalikult. Siis on see teava silmi avav teile. Nii et vaadake, kliima ja muu kaitsjad ja siin ees on meil metsi vaja, meil olid ka nagu, või on meil sood vaja ainult. Kui aasta alguseks sai teatavaks, et Brasiilia sotsialistlik valitsus oli COP30 kliima tippkohtumise toimumiskoha Belemi viiva maantee jaoks 10 000 hektarid vihmametsa raiunud, oli pahameel laialt levinud. Selle asemel pidada iga-aastast kliimatsirkust olemasolevates rajatites, kus on olemas vajalik transporditaristu, otsustasid nad hävitada veel ühe suure osa meie planeedi rohelisest kopsust, mis on pilvede tekkeks ja seega kliima reguleerimiseks hädavajalik. Aga see on vaid väike kõrvalmärkus, sissejuhatav näide sellest, kui vähe kliimaalarmistid, need röökijad, kliimapropagandistid, tegelikult meie planeedi tulevikust hoolivad. Plats puhtaks, nagu öeldakse. Siin oli meil mingi erakond ka, ütles, et plats puhtaks. No, on seda erakonda veel olemas, ma ei tea. Ma ei ole erakonna liige, aga sellised asjad jäävad meelde. Koristada on vaja ikka vahepeal. Aga kui puhtaks saadi. Sest samad inimesed, kes lendasid eralennukitega pool maailma sellele tippkohtumisele, mille tulemusel hävitati 10 000 hektarid vihmametsa, propageerivad ka tuuleenergia laiendamist kui väidetavat viisi CO2 heitkoguste vähendamiseks. Ja vaata ka Florida Marshali väga informatiivset ettekannet tuuleenergiast Euroopa Parlamendi patriootidele. Kuid asjaolu, et ihaldatud palsapuidu saamiseks rootorilabade jaoks langetatakse lugematu arv puid, ignoreeritakse mugavalt. Veelgi vähem sobib väidetava jätkusuutlikkuse propaganda kuvandiga kokku asjaolu, et märkimisväärne osa sellest imelisest materjalist hiiglaslike rootorilabade kergete komponentide jaoks ei pärine spetsiaalselt haritud istandustest. Saite aru? Mitte istandustest ei tule, vaid pigem ebaseaduslikust metsaraidest Amazonase kaugemates vihmapiirkondades. Keskkonnauuringute agentuur avaldas hukkamõistva raporti. Lugege, see on kõik avalikult, nad on kokku pakkinud ilusti, millest te tõenäoliselt peavoolu meedias kunagi ei kuule. Sealt ma tõlkisin, mitte siin ei ole minu loomingut mitte midagi juures, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, kui paljud ekvaatori tootjad ekspordivad palsapuitu tuuleenergiatööstusele, millest 10–70% pärineb ebaseaduslikust metsaraiest. Need tootjad ei kõhkle isegi Yasuni rahvuspargis varem puutumata vihmametsade raiumast. Ja kõik see puidu nimel, mis veel mõni aasta tagasi pakkus huvi vaid väikesele turule. Näiteks modellennukid ja surfilauad tehti nendest materjalidest. Nüüd tänu tuuleenergiatööstusele on see eksportijate jaoks rahaallikas, kuid need, kes väidavad, et tahtvat maailma päästa, on üsna ilmselgelt need, kes seda järk-järgult hävitavad. Meie planeet saab kohanemise ja evolutsiooni abil muutuvate temperatuuridega kergesti toime, nagu näitab maa ajalugu. Kuid bioloogilise mitmekesisuse hävitamine massilisi väljasuremise kaudu, selle sündmused on minevikus korduvalt aset leidnud, on palju suurem ja pikaajalisem murrang. Oma tänapäevase kliimahüsteeriaga põhjustab inimkond pikaajaliselt kahju kui tavapärane äritegevus.
ja ta ütleb, tavapärane äritegevus on ju turumajandus, kui ostan ja müün. aga praegult näete ise, mis need tuulikud teevad, akupangad ja päikesepatareid ja traate ja maste, 330 liine, kõrgeid maste ja kõiki on nüüd juurde vaja. ja tulemegi siis suurele ekraanile. mis siin kokkuvõte on, mul ei ole midagi öeldagi siin sinu käest. aitäh, no siin tsiteerides Greta Thunbergi, how dare you ehk siis ütleme nii, et need suurtöösturid, kes ennem olid nii-öelda siis tehaste tootjad, nägid selles rohepöördes suurepärast võimalust uuesti raha toota veel suuremas koguses ja see oli ka põhjus, miks aplodeeriti nii emotsionaalselt Greta Thunbergile, sest ta juhatas sisse uue äriplaani. ja nii lihtne see kõik ongi, et jah, nüüd saab see pull läbi ja nüüd suurtöösturid võivad vana teemaga edasi jätkata, siin rohkem midagi. aga siinkohal oleme saatega ühele poole saanud ja nägemist ja järgmise korrani. nägemist. meil on Eestile plaan B.